ülikooli arutelud, kas selline kool siia, kas ta sobib nii Tallinna kesklinna lähedale, kas ta territoorium on piisavalt suur, et kõik need otsingud on nüüd saanud lõpu ja kool on saanud endale kena kodu. Nii et see on väga hea märk sellest, kuidas Harjumaale, see ei ole ainult Tallinna lastele, vaid kõik, kes siin ka ümberkaudu vajavad seda tuge, on selline professionaalne keskus. Ühelt poolt annab õpilastele jõudu, aga ta kindlasti annab ka nõu ja abi lapsevanematele. See hoone projekteeriti arvestades koolipere enda soove. Koolipere oli väga aktiivne oma soovide ja mõtete esitamisel ja samuti võeti parimad praktikad ka mujalt maailmast. Ma võin täie kindlusega täna öelda, et see, mis siin täna valmis, on kõige moodsam ja parim keskkond nende õpilastele, kes siin õpivad. Ma ei oska öelda, ma nii rõõmsaid nägusid ei ole näinud varem. Ma töötan selles koolis 1979. aastast alates. Kui lapsed ja lapsevanemad tulid siia Ujulasse, nad olid siiralt õnnelikud, siiralt teotahtelised ja kui nad läksid koju ja läksid treppidest alla tulid, ma ei näinud ühtegi kurja inimest. Meie lapsed on kogu aeg armastanud ujumist. Me oleme täiendavalt ka vanades tingimustes lisaujumisvõimalusi otsinud nii Sõle spordikeskusest kui ka Tallinna teistest basseinidest. Kuid kuna nüüd see võimalus meil siin käega katsutav oma majas on, siis jah, meil on täiendavad kehalise tundidele veel lisaks ujumise tund ja ka loomulikult koolikohustuslik ujumist proovime siin oma majas läbi viia. Ma teen sügava kummarduse kõikide töötajate ees, kes siin igapäevaselt tööd teevad, sest see on väga raske töö, aga see on missiooniga töö ja siin tehakse väga head tööd.